Kell on ootamatult saanud 1:30 ja see on märguanne mulle, et öelda teile kõigile, et tere tulemast järjekordsele digilõunale. Mul on hea meel, et kõik, kes on digitugeva hariduse vastu huvi tundnud, on oma tee siia ka leidnud. Nagu slaid ütleb, mina olen Gerta Teidla-Kunitsõn ja järgnevad umbes 60 minutit. Me räägime sellest, mida tuleb silmas pidada digivahendite kasutamisel hariduses, missuguseid võimalusi see meile annab ja mis ohte endast kujutab. Räägime üldistest põhimõtetest, uurime noorte kogemusi distantsõppest ning vaatame ka õpetajate endi digivahendite kasutamise praktikaid. Viimase puhul uurime, mis aitab õppijaid rohkem, mis aga veidi vähem. Konkreetsetest rakendustest ja veebikeskkondadest meil täna juttu ei tule. Küll aga on üldised põhimõtted rakendatavad igas kontekstis ja olukorras ja on seeläbi abiks kõigile, keda huvitab digivahendite kasutamine. Nii, ma loodan, et ma olen nii kuuldav. Mulle endale tundub, et tehniliselt meil peaks kõik hästi olema. Kui aga on mingi probleem, siis kindlasti sellest märku anda, püüan ka enda poolt jälgida neid märguandeid. Veel enne, aga kui me päris asja kallale asume, siis paar sõna ka sellest, miks mina täna siin teie ees olen. Nagu öeldud, mina olen Gerta Teidla-Kunitsõn ja täna töötan ma Tallinna Ülikoolis külalisteadurina. Tallinna Ülikooliga seob mind ka minu doktoritöö, mida olen hetkel veel kirjutanud ning mis kannab pealkirja laste ja noorte IKT ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise kasulikud ja kahjulikud aspektid hariduses ja kodaniku osaluses. Küll aga võib juhtuda, et olete kohanud mind hoopis äkki Praxise mõttekoja ridades, kus veel hiljuti ütlesin haridus- ja noortepoliitika valdkonna analüütikuna ja võib ka olla, et Digigenni projekt on teile hoopis tuttav ja teate, et just selle raames uurisime Tallinna Ülikoolis tehnoloogiliste muutuste mõju digitaalsele põlvkonnale. Ja sellest siin peakski välja joonistuma see, et minu uudishimu on mind ikka ja jälle viinud just hariduse ja IKT juurde. Nii, kui teile sobib, siis ma teeks sellise ettepaneku, et kuna meid on siin päris mõnusalt paras seltskond, et kui ettekande ajal kellelgi tekib mõni küsimus, keegi satub segadusse, tahaks midagi täpsustada, et siis täiesti vokaalselt, julgelt segage vahele. Kuna ma näen väga väheseid aknaid siin, siis ma tõesti ei pruugi märgata, kui te olete midagi vestlusesse kirjutanud, kui te tõstate oma käe. Ehk siis minu julgustus on, et sekkuge häälekalt, sekkuge konkreetselt, sekkuge selgelt ja küll me siis saame juba üheskoos edasi minna ja vaadata, kas leiame vastuse tekkinud küsimusele või siis saamegi koos otsida seda vastust. Mõistagi ma olen ka lõpupoole jätnud aja, kus me saame ka ühiseid kommentaare või mõtteid arutada. Nii et kui kohe päris siin häälega ei julge sekkuda, siis võib oma mõtte kirja panna paberile ja saame lõpus siis sellele tähelepanu pöörata. See paber ja pastakas või mingisugune üleskirjutamise viis tuleks enda lähedale võtta nagunii. Me vajame seda, me kasutame seda täna, nii et paaril korral palun teil tõesti ka ise leida hetk, mõelda ja siis ka midagi kirja panna. Ma loodan, et see kõik sobib teile ja kui oleme ka selle köögi poole või korralduse poole siin läbi rääkinud, siis saamegi asuda juba ka selle hariduse ja IKT teemade juurde. Alustame päris algusest. Haridusest ja IKT-st on viimasel ajal väga palju juttu olnud. Olgu selleks siis nüüdseks juba 5 aasta tagune tegelikult COVID-i pandeemia või hoopis tänavu välja kuulutatud uus peatükk Eesti haridusloos ehk siis tehisintellekti hüpe või TI hüpe. Veel rohkem on aga vist räägitud noortest, nende ekraaniajast ja sellest, et tänased noored on kõik justkui digitaalsed pärismaalased. Kuna nad on sündinud juba väga tehnoloogiarikkasse keskkonda, saavad nad väga hästi hakkama igasuguse IKT kasutamisega. See tuleb neil oluliselt loomulikumalt välja, kui võib-olla vanemal generatsioonil see väljatulek tehnoloogiaga. Ja kuna need tänased noored on niivõrd ümbritsetud tehnoloogiast, on see nende jaoks nii-öelda norm või normaalsus ja seeläbi saavadki tänased noored tehnoloogiaga ka justkui paremini hakkama. Selline väide üldse pärineb Brenskilt, kes kirjeldas kõiki neid generatsioone, kes on sündinud pärast 1980. aastaid kui digitaalseid pärismaalasi või digitaalseid nomaate.
Just nimelt, kuna nad on ümbritsetud tehnoloogiast ja seeläbi räägivad tehnoloogia keelt kui emakeelt. Samuti oskavad digitaalsed pärismaalased integreerida meediat, arvutit, internetti ja kõike sellega seonduvat oma igapäevaellu. See on nende loomulik keskkond, nad tunnevad ennast seal hästi. Küll aga on tänaseks selge, et päris nii see ei ole. Ja olenemata sünniaastast, ka tänased lapsed ja noored ei oma automaatselt oskusi IKT ja interneti kasutamiseks, rääkimata veel selle oskuslikust ja eesmärgipärasest kasutamisest. See oleks umbes sama, kui me otsustame, et me siin kõik oleme suurepärased autojuhid, kuna me elame ajastul, kus me kõik oleme autodest ümbritsetud. Nii nagu autosõitu, nii tuleb ka digioskusi õppida ja praktiseerida. Digivahendite taustal räägitakse hästi palju ka vaimsest tervisest. Ilmselt me kõik, või vähemalt enamus, ma arvan, on väga palju arutelusid kuulnud teemal, kuidas tehnoloogia rikub meie noorte vaimset tervist. Omaette arutelu teemaks on kujunenud ka nutivahendite keelamine koolis või vähemalt nende kasutamises suurem reguleerimine. Tänaseks on ka mitmeid riike juba, kes ongi kuulutanud välja nutiseadmete keelu oma koolides, olgu selleks Taani või näiteks ka Holland. Ja kui märkasite, siis ka Austraalia on vahepeal suisa keelanud kogu sotsiaalmeedia kasutamise alla 16-aastaste noorte seas. Ja Eestiski on ju avalikult peetud arutelusid selle üle, kas ja mil viisil reguleerida õpilaste isiklike nutiseadmete kasutamist koolis. Küll aga tänaseks on teadusuuringud näidanud, et tehnoloogia kasutus ise ei põhjusta viletsat vaimset tervist, vaid kehv vaimne tervis toob omakorda kaasa kehva tehnoloogia kasutuse. See võib tunduda kummalise mõttena ja ilmselt ta ongi kummaline mõte, aga kes julgeb, see saab hiljem selle kummalise mõttega lähemalt tutvust teha Eesti inimarengu aruannete lugedes. Ja juba on ilmunud ka uuringuid, mille tulemused näitavad, et nutiseadmete keelustamine ei ole toonud soovitud tulemust. Nutitelefoni kasutamise keelu taga on ühest küljest selline ajend või soov vähendada noorte nutitelefonis veedetud aega, mis omakorda peaks parendama siis noorte kehalist aktiivsust, õppeedukust, vaimset heaolu. Aga nüüdseks on selgunud, et noored kipuvad kaotatud ekraaniaega nii-öelda tagasi tegema just oma une arvelt. Nii ei saa ka pelgalt nutiseadmete keelustamisega ja keelamisega noorte sellist digitehnoloogia kasutamist toetada. Küll aga saab nutiseadmete kasutamist reguleerida. Samuti saab õppida seda oskuslikult või õppida sellega oskuslikult ringi käima, nagu saab ka leida viise, kuidas tehnoloogiat siis oskuslikult igapäevaellu integreerida. Ja on väga oluline, et just koolid ja haridussüsteem tagaks noortele need oskused ja teadmised. Sest mujalt ei pruugi meie tänased noored seda tuge leida, sest vaatamata tehnoloogiarikkal ajastule on ikkagi see digilõhe meil jätkuvalt eksisteeriv. Digilõhe all peetakse silmas sellist ühiskonnagruppide erinevaid võimalusi ja oskusi digivahenditega toimetamisel. Meile ilmselt tulevad esimesena silme ette, ütleme, tädimaalid kaugest külast, aga tegelikult me ei pea üldse nii kaugele minema. Kuigi me oleme harjunud mõtlema digilõhest kui generatsioonide vahelisest lõhest, siis tegelikult meil on suured käärid ka generatsioonide enda sees. Ehk siis sa ei pea olema eakas selleks, et digitaalne tehnoloogia oleks sinu jaoks väljakutse kuidagi. Ja veel enne, kui me vaatame digilõhet natukene lähemalt, on mul teile üks palve. Nüüd on see koht, kus on vaja seda paberit ja pastakat, mille eest ma enne hoiatasin. Ja mu palve on selline. Võta üks hetk palun ja mõtle, mis tasemel on sinu digipädevused. Kuivõrd hästi sa tunned end eri seadmeid kasutades? Kuidas, mille jaoks sa neid kasutad? Võib-olla sa eelistaksid üldse neid mitte kasutada ja tahaksid olla neist kaugemal. Ja mõtle ka selle peale, missugust kasu sina ise saad nende seadmete kasutamisest. Ja kui sa peaksid panema näiteks hinde oma digipädevustele, siis mis hinde sa paneksid? Ja ma palun, et te paneksite oma mõtted siis iseenda jaoks märksõnadena ka kuskile kirja. Markeerige, tehke mingi tähis, et te vaatate sellele hiljem otsa, saate kohe aru, mis te mõtlesite selle all. Esseed ei pea kirjutama, need on märkmed sulle endale.
mida sul endal on hiljem vaja. Hinnet selle eest ka ei saa, nii et võib täiesti päriselt ja ausalt vastata ja ma annakski teile umbes 1 minuti praegu, et need märkmed teha. Ja kõik need, kes otsustasid selle ülesandega kaasa tulla, siis nüüd peaks hakkama panema punkti oma viimasele mõttele. Aitäh teile, hoidke need kirja pandud mõtted enda lähedal, sest mõne hetke pärast me tuleme nende juurde tagasi. Aga et me saaks nende juurde tagasi tulla, siis me vahepeal peame minema korra edasi ja vaatamegi seda digilõhet natukene lähemalt, sest et digilõhel on mitu tasandit. Loogika ütleb, et esimene tasand ongi esimene ja esimesel tasandil me keskendume digilõhe puhul siis ligipääsetavusele. See tähendab seda, et tuleb mõelda, kas sul on üldse ligipääs töötavale arvutile ja püsivale internetiühendusele, aga ka sellele, et kus see ligipääs on. On see kodus, sinu enda toas privaatselt, teised pereliikmed ei näe, ei sekku või on see näiteks mõnes avalikus internetipunktis, koolis, sõbra juures, kodus, kus siis võib-olla teised ka näevad, mida sa seal arvutis täpselt teed. Samamoodi kui hea on see internetiühendus. Ja just sellele see esimese tasandi digilõhega keskendub ligipääs vahenditele ja ligipääs internetiühendusele. Ütleme, viimastel aegadel üldiselt on väga tugevalt keskendatud sellele esimese tasandi digilõhe vähendamisele ja seepärast me ka globaalses kontekstis küll ei räägi, et Eestis oleks kuidagi vahendid ja internetiühendus kättesaamatud. Mõistagi on olukordi, kus nad tõesti on kättesaamatud, aga üldplaanis selle tasemega on meil juba päris hästi. Aga kui on olemas esimese tasandi digilõhe, on olemas ka teise tasandi digilõhe. Ja siin minnakse juba kaugemale, kui pelgalt ligipääs vahenditele internetiühendusele. Teise tasandi digilõhe puhul me räägime oskustest, nende vahenditega ka midagi peale hakata. Mul võib kodus olla suurepärane arvutipark, väga hea internetiühendus, aga kui ma ei oska sellega midagi peale hakata, ei ole mul sellest mitte kuidagi kasu ega abi. Ja sellega mul tuleb alati meelde, et lapsepõlves, kui mina sain meie koju vanematega koos siis oma esimese arvuti internetiühenduse ja kui oli minu arvuti aeg, ehk siis mina võisin kasutada arvutit, siis ainuke asi, mida ma oskasin seal teha, oli solitaari mängida. Kõik. Ehk siis jällegi see oskus hakkab siin rolli mängima, et kui mul on vahend olemas, aga ma ei oska seda kasutada, siis ei ole mul sellest ligipääsust ka väga-väga palju abi. Aga see ei ole veel kõik. Siin slaidil on näha, et siia mahub ilusti ka 3. taseme digilõhe. See 3. tasandi oma keskendub juba sellisele lisaväärtusele või kasule, mida me saame oma igapäevaelus tänu sellele, et kasutame digivahendeid. Ehk kuidas mina ise võidan tänu sellele, et ma kasutan oskuslikult digivahendeid. Ja me ei räägi siin sellest võidust, et ma nii oskuslikult kasutan ja loon petuskeemi ja petan endale hästi palju raha välja, vaid ei. Ma räägin sellest, et mis lisaväärtust, kuidas ma kasutan seda digivahendite potentsiaali niimoodi ära, et minu elu muutub paremaks, lihtsamaks, ma saan oma asju efektiivsemalt teha ja võidan tänu sellele võib-olla rohkem aega, et oma perega olla. Sellised on need digilõhe 3 tasandit ja neid 3 tasandit silmas pidades ma toon ühe näite, miks see kõik on just kooli, hariduse ja õppimise kontekstis oluline. Kujutame ette ühte 9. klassis õppivat Katit. Kati ütleb enda kohta, et tema on vägagi digipädev. Pole ta kunagi ühegi asjaga hätta jäänud. Ta saab iga ülesandega alati hästi hakkama ja digitaalse tehnoloogia kasutamine on tema jaoks isegi loomuomane.
Igapäevaselt kasutate erinevaid rakendusi ja keskkondasid nii õppimiseks, suhtlemiseks kui ka meelelahutuseks ja ta oskab kuidagi nutikalt ära kasutada digitehnoloogia võimalusi ja potentsiaale ja leiab viise, kuidas see tema elu paremaks teeb. Ja tegelikult selliseid katisid on Eestis päris mitu. Kui kiskuda vägivaldselt paralleele näiteks distantsõppega, siis lihtsustatult võiks öelda, et 1/3 Eesti õpilastest on katid, sest nende jaoks oli distantsõppe isegi parem kui kontaktõppe, sest digitaalse tehnoloogia kasutamine toetas nii-öelda katide õppimist. Ja kujutame ette, et meil on siin ka kati klassivend Mati. Mati arvab, et digitaalse tehnoloogiaga on tal okei suhe. Mõnikord jääb ta hätta mõnda keskkonda sisselogimisega või failidele ligipääsemisega, aga siis aitab Matit tema isa. Mati tunnistab, et ta naudib rohkem õpikust õppimist, sest nii teab ju täpselt, kust infot leida ja mis info põhjal ülesannet täita või ka seda, et see info on tõesti tõene. Üldiselt koolist väljaspool ta väga internetti ja digivahendeid ei rakendagi. Mati arvates on see digimaailm liialt kurnav ja tähelepanu nõudev. Ja sarnaseid katidega on ka Matisid Eestis päris mitu. Võiks öelda, et isegi täpselt sama palju kui katisid, sest taaskord lihtsustatult ja üldistatuna 1/3 meie õpilastest kogesid distantsõpet negatiivsena, sest digitaalne tehnoloogia tekitas probleeme ja takistas nende õppimist. See on kõigest üks näide, aga me jätkame selle näitega. 10 aasta pärast on Kati ja Mati oma koolid lõpetanud ja toimetavad nüüd täiskasvanutena täiskasvanu maailmas. Ja kui nüüd korraks mõelda, kuivõrd ligipääsetavam on maailm Katile, just sellepärast, et tema jaoks avalduvad digitaalse tehnoloogia parimad võimalikud aspektid. Ta oskab tehnoloogia enda kasuks tööle panna ja end ise digitaalse tehnoloogia toel aidata. Kati lennupiletid on palju odavamad kui Matil. Kati esitab oma tuludeklaratsiooni minutitega ja umbes sama palju läheb tal aega ka valimistel osalemiseks. Toit tellib ta e-poest kohale toomisega ning perearstikeskusega suhtleb ta ka läbi e-perearstikeskuse. Samal ajal on Mati maailm märgatavalt väiksemate võimalustega. Mati ei oska ja võib-olla isegi ei aima täpselt, kuidas võiks tehnoloogiast tema elus kasu olla, kuidas see muudaks vajalikud kontaktid kättesaadavamaks või igapäeva toimetamisel hoopis kiiremaks. Hääletamas käib Mati jaoskonnas, toidupoes käib ta tööpäeva lõpus, aga ka veebikelmid on Mati mitu korda kätte saanud. Mati ei tea, kuidas integreerida digitaalne tehnoloogia oma ellu nii, et see piltlikult öeldes käiks tema eest poes, lubaks hääletada kodust ja aitaks kaitsta pettuste ja pahatahtliku käitumise eest. Ja just seepärast peakski haridus õpetama noortele seda, kuidas digitaalse tehnoloogiaga hästi toime tulla. Ja see hästi siin tähistab seda, et me suudame ja oskame panna tehnoloogia enda kasuks tööle. Me tunneme ära need aspektid digitehnoloogiast, mis aitavad meid meie igapäevaelus, mitte ei tee seda keerulisemaks. Ja igaks juhuks ütleb, et ärge saage valesti aru, et kui ma ütlen, et haridus peaks noori sellest kõigest toetama, siis ma päriselt ka ei pea silmas ainult õpetajaid, vaid kogu haridussüsteem, et see ei ole ainult ühe õpetaja vastutus. Ja mõistagi lisaks Katile ja Matile peame otsa vaatama ka iseendale. Ehk siis, kui te mõtlesite enda digipädevuste, oskuste, aga ka hoiakute peale seoses digivahendite kasutamisel, panite kirja mõned märksõnad, siis korraks jälle võtke hetk ja mõelge nüüd, kuhu te enda teadmised ja oskused siin slaidil või skaalal paigutaksite. Ehk igaüks võiks korraks oma peas mõelda, kuhu tema nende 3 taseme puhul paigutuks, aga võib-olla ka seda ehk, et kuhu ta tahaks oma oskuste ja teadmistega jõuda. No, see on vist küll selge, et kuna te kõik siin praegu olete, et siin ligipääsetavuse osas meil küsimusi ei ole ja me saame väita, et sinna vist meie seast vähemalt praegu keegi ei paigutuks. Aga jah, selline mõttekoht meile endale. Liigume siit edasi. Ma olen lubanud, et arutame täna ka noorte distantsõppe kogemust ja õpetajate infokommunikatsioonitehnoloogia kasutamise praktikaid. Me alustame esimesest ehk noorte distantsõppe kogemustest. Mul oli väga hea võimalus vestelda pikalt, põhjalikult ja laialt 4 noorega sellest, kuidas neil läks distantsõppe ajal. Ja kui ma ütlen distantsõppe, ma pean silmas seda kõige esimest distantsõpet, kus päevapealt läksid koolid kinni ja oli teada, et kõik, mis järgneb beebist.
ehk siis see kõige esimene distantsõpe ja me rääkisime sellest, mis toimis distantsõppe ajal, mis toimis vähem ja mida peaks tulevastes distantsõpetes arvestama. Ja nii selguski, et väga hästi toimis see, et kõik kooliga seonduv oli distantsõppe ajal väga lihtsalt ligipääsetav. Stuudiumisse lisati kõik juhised, materjalid ja nii teadsidki kõik õpilased, et on üks koht ja ainult üks koht, kuhu minna, et selgus majja saada. Ilmselt indikeerib see ka seda, et vähemalt enne distantsõpet ei olnud stuudiumis või siis mõnes muus õppekorraldusplatvormil kõik juhised ühtemoodi üleval. No, palju sai ka kohapeal ja koolis suheldud ja võib-olla ei olnudki seetõttu ka vajadust kõike ühte kohta koondada. Küll aga aitas noori palju see, et kogu kooliga seonduv oligi ühes kohas koos. Teine asi, mis vähemalt osasid noori aitas ja toetas, oli oma aja juhtimise võimalus. Distantsõppe tingimustes muutus ka noorte nii-öelda tunniplaan või päevaplaan, mis lubaski noorel ise valida, mida ja millal ta teeb. Veel enam, distantsõpe tõi ka uued viisid ja mugavused õppimiseks. Olgu selleks uueks mugavuseks veebitunnis valitsev vaikus, mis lubabki noorel paremini keskenduda, aga ka mugavad püksid ja üleüldine väga mugav kodune olek. Ehk siis distantsõppe tingimustes ilmnesid mingid uued mugavused, uued võimalused ja viisid õppimiseks, mis muidu ilma distantsõppeta võinuks jääda meile täitsa märkamatuks. Aga uute viiside ja võimaluste kõrval avaldusid mõistagi ka mitte niivõrd head aspektid või tegurid. Näiteks kasvas noortel vajadus teha rohkem pause arvutis, sest nüüd oldi ekraani taga lisaks oma tavapärasele ekraaniajale ka koolitööde tarbeks ja see tõstis märgatavalt digivahendite kasutamist ja ekraaniaega. Tore on muidugi see, et noored ise said aru, et nüüd on vaja rohkem liigutada ja õues käia, aga siiski see märkamine tuli tänu sellele, et ekraaniaja kasutus tõusis märgatavalt. Üks suur teema, mis on ilmselt pea igast distantsõppe uuringust läbi käinud, on õpilaste motivatsioon, järjepidevuse ja keskendumise küsimus, kuna distantsõppe pani selle tõsiselt proovile. Üks huvitav leid on, et distantsõppe tingimustes tundsid noored, et nad pidid ise õppima ja ise endale teemat selgeks tegema. Ehk selline ise õppimine, ise algusest peale teema uurimine pakkus noortele väljakutset ja võib vaid arvata, et tavatingimustes teeb siis õpetaja klassi ees väga suure töö ära. Ja üks küll tehniline, aga siiski suurt mõju omav tegur oli distantsõppe ajal platvormide, rakenduste, keskkondade paljusus. Liiga palju ja liiga erinevad keskkonnad takistavad õppimist, mitte ei toeta seda. Õppija energia läheb selle peale, et üldse aru saada, kuhu, mida on vaja, mis keskkonda, mis rakendusse, selle asemel, et see energia võiks minna õppimisse endasse. Need samad kogemused noortelt võib lihtsustatult jagada kaheks. On võimalused rohelise tausta peal ja sellised ohud oranžika tausta peal. Võimalused siis kui uued viisid, võimalused, mugavused õppimisega seonduvalt ja ohud kui siis riskid, halvad tagajärjed, negatiivse mõjuga aspektid. Mis on aga väga oluline märkamine on see, et üks ja sama aspekt võib ühele noorele mõjuda positiivselt ja toetavalt, teisele aga pigem negatiivselt. Kui näiteks üks noor tundis, et arvutis olles, arvutiga kodutööd kirjutades olid oma tööga hoopis rohkem rahul, tundis võib-olla teine noor, et seda ekraani on liiga palju ja ta vajab pausi. Samamoodi, üks noor nautis võimalust ise oma aega juhtida, planeerida, teha tunde nii, nagu tema tahab, aga teine tundis, et selline vabadus loob liialt pinget selles osas, et kas ma õpin nüüd õigesti, kas ma teen seda kõike õigesti. Ja samamoodi, kui ma naudin seda, et ma saan arvutist kõike kätte, ma naudin seda, et ma saan arvutiga kodutöid teha, siis lihtsalt see tekitab selle olukorra, kus ekraaniaja kasutus tõusebki väga kõrgele, kaugeks või mitte kaugeks, aga pikaajalise peale ja õpilasel on vaja teha pausi. Ehk siis me ei saa öelda mustvalgelt välja, et need asjad on digivahendite kasutamise puhul halvad asjad ja need asjad on need head digivahendite kasutamise aspektid. Sellist võimalust lihtsalt ei ole. Üks aspekt võibki ühele noorele mõjuda väga positiivselt, toetavalt, teisele noorele on see jälle vastupidise ja sellise negatiivse mõjuga.
Mis me veel distantsõppest teada saime? Distantsõppe ajal sain vähemalt mina teada, et distantsõppe kohta on olemas üks teooria. Tegelikult on neid teooriaid küll mitmeid, aga üks enim levinumaid teooriaid on Michael Moore'i teooria, mida me kutsume Theory of Transactional Distance. Ma tõesti jäin selle teooria nimetuse tõlkimisega eesti keelde hätta ja variandi, mis ma ka eesti keeles üles leidsin või tuletasin, ei haakunud kohe mitte kuidagi ja Google Translate'i võtsin ka appi, sealt läks asi veelgi segasemaks, aga ma usun, et ma suudan selle teooria eestikeelse sisu nii-öelda ikkagi edasi anda siin. See teooria koosneb 3 komponendist. Struktuur, dialoog, autonoomia. Esimene neist, see struktuur, tähistab, ütleme, kursuse või õppeaine sellist disaini, õppimise organiseerimise poolt, kursuse eesmärke, õpetamisstrateegiaid, aga ka hindamismeetodeid. Just see struktuuri komponent paneb paika, kuivõrd jäigalt või paindlikult on kogu kursus planeeritud. Struktuuri komponent vastutab ka selle eest, mil määral vastab õppimine siis kursusele õppija enda vajadustele ja enda eesmärkidele. Näiteks paindlikum struktuur loob rohkem võimalusi õppijale väljendada ka enda õpieesmärke. Rangem, jäigam struktuur vähendab seda. Ja kõigist nendest 3 komponendist on struktuur just kõige suurema rolli või osakaaluga. Dialoog tähendab mõistagi kahepoolset kommunikatsiooni, aga siinkohal on hästi oluline aru saada, et see kommunikatsiooni kvaliteet ei sõltu mitte sellest, kui tihti ütleme õpetaja ja õppija kontaktis on või ka õppijad omavahel, aga mis on selle kontakti kvaliteet. Mõistagi sellise kursuse puhul hakkab, ütleme, õppijaga dialoogis olemise puhul rolli mängima ka see, kui palju on õpilasi, kas me oleme sünkroonselt veebi teel kohtumas või on see asünkroone, aga seda kõike saabki siis arvesse võtta, kui planeerida kursust. Jällegi, dialoogi kvaliteet on olulisem kui see, mitu korda me kellegagi dialoogis oleme. 3. aspekt on see õppija autonoomsus, mis tähistab siis sellist õppija enesejuhtimise, enesemääramist. Ja just seda autonoomsust hakkabki see kursuse struktuur mõjutama. Näiteks, kui me loome sellise kursuse või õppeaine, kus kogu see õppimine on väga rangelt, paindumatult, jäigalt korraldatud, see tähendab ka siis õpetamisstrateegiaid, hindamismeetodeid, eesmärke, siis see vähendab märkimisväärselt kohe selle õppija enda autonoomiat ja ka dialoogi selle õppija ja õpetajate vahel. Selline kursus või programm ei saagi toetada õppija enda autonoomsust, enesejuhtimist ja sellist enesemääramist. Kui aga luua paindlikumad reeglid ja korraldus, toetab see just nimelt selle õppija enda enesejuhtimist ja osalemist oma enda õppimises. Ja täpselt see joonistuski välja ka distantsõppest. Õpilaste kogemus distantsõppest sõltus paljuski selle sama distantsõppe korraldusest. Mida jäigem ja paindumatum oli korraldus, seda raskem oli õpilastel. Samas paindlikum struktuur ja korraldus toetasidki seda õpilast rohkem, luues edukama distantsõppe kogemuse. Selline paindlikum korraldus soodustabki just selle õpilase enesejuhtimist, mis osutus omakorda ka väga oluliseks õpilase edu ja koolirõõmu kujunemisel. Et seepärast ongi hästi oluline toetada just seda õpilase enesejuhtimist, iseseisvat mõtlemist, avastamist, tegutsemisvõimet, lubadeski neil siis ka eksida, uuesti proovida ja seeläbi andagi neile suurem kontroll oma õppimisprotsessi üle. Teoorias kõlab suurepäraselt, ma saan sellest täiesti aru ja see raskusosa siin peitubki sellest, et liialt paindlik struktuur ja korraldus võivad mõjuda hoopis takistavalt õpilastele, kes ei ole saanud varasemalt väga palju enesejuhtimist arendada. Ja samal ajal ei aitagi see jäik ja paindumatu struktuur seda autonoomsust ja enesejuhtimist kasvatada. Ma ei tea, kas see on hea või halb uudis siin juures on see, et seda paindlikku struktuuri ja korraldust ikkagi saavad pakkuda meie õpetajad sellele õpilasele. Ja siit edasi pööramegi pilgu sellele, missugused olid õpetajate praktikad infokommunikatsioonitehnoloogia kasutamisel. Me alustame õpetajate hoiakutest ja suhtumistest ja olgu öeldud, et siin me ei keskendu enam distantsõppele,
vaid me räägimegi sellisest igapäevasest ja tavapärasest õppetööst koolimajas. Mida me näeme? Me näeme, et õpetajate hoiakutes ja suhtumises esineb varieeruvust. Me näeme, et on õpetajaid, kes ütlevad, et tehnoloogiast ongi saanud niivõrd loomulik osa meie elust, et me ei peakski seda kuidagi eraldi välja võtma, eraldi nähtavaks tegema, et nüüd on tehnoloogia rikas elu, nüüd on tehnoloogia vaene elu, vaid see ongi niivõrd kokku kasvanud juba ja tehnoloogiline selline aspekt on igati võrdväärne kõikide teiste eluaspektidega. On ka neid, kes ütlevad, et mitte kuidagi muud moodi ei saagi enam tänapäeval koolis hakkama. On ka koole, kus õpetajad tunnevad, et kool ise propageeribki, edendabki ja soodustab seda digivahendite kasutamist. Selgelt ilmneb ka arusaama, et digivahendid on eelkõige vahendid, mida just tulebki eesmärgipäraselt kasutada, sest just siis on neist kasu. Ehk siis digi ise kui selline ei ole niisugune suur mingi püha asi, aga digivahendid kui vahendid, mis meid üldiselt elus aitavad. Aga on ka õpetajad, kes võib-olla nii meelsasti ei tahaks arvuteid kasutada, aga nad tunnevad, et nad siiski peavad seda tegema. Aga kui nüüd juhtub, et nad peavadki neid kasutama, siis tuleks sedagi teha nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vajalik. Eks õpetajad on erinevad, nende kogemused ongi erinevad, nagu on erinevad ka nende hoiakud. Erinevad on ka õpetajate igapäevased praktikad digivahendite kasutamisel. Veel enne, kui meie uuringus osalenud õpetajate praktikaid asume vaatama, on mul taas kord väike palve teile. Järgneva umbes 2 minuti jooksul leia palun taas kord see tükk paberit ja pliiats ülesse või mõni muu ülesse kirjutamise võimalus, et enda jaoks märksõnadega kirja panna, kuidas kasutavad sinu õpilased või kolleegid, kaaslaste õpilased igapäevaselt, tavapäraselt digivahendeid. Ehk siis kuidas õppeprotsessis, kui ütleme, sina oled õppeprotsessi eest vastutaja, siis kuidas need õppijad seal õppeprotsessis digivahendeid kasutavad. Piisab märksõnadest ja nagu öeldud, selle võib kirja panna salaja, nii et keegi siin olijatest ja naabritest ei näe. Ja kui keegi ütleb, et aga ma ei ole ju õpetaja, siis saab alati spikerdada selle põhjal, mida sa oled kuulnud, näinud, võib-olla mida sinu enda lapsed, kaaslaste lapsed on kogenud. Aga 2 minutit annan selle jaoks. Ja jällegi eksamid selle peale ei tule, seega olge palun ausad ja pange need mõtted kirja. Umbes 1 minut on jäänud. Ja nüüd oleks aeg hakata panema jälle punkti oma viimasele mõttele ja siit edasi me liigumegi nii-öelda bingoga ehk igaüks saab ise vaadata, jälgida, kas see, mida tema
igapäevaselt siis õppetöös digivahenditega teeb või need mõtted, mis tema kirja pani, on sama, mida meie uuringus osalenud õpetajad igapäevaselt õppetöös digivahenditega teevad. Ja võib-olla juhtubki, et sinu praktikat meil järgmistel slaididel ei olegi, sellest pole ka hullu. Eestis on meeletult palju ägedaid praktikaid, mis ka parima tahtmise puhul siia esitlusse mitte kuidagi ära ei mahuks. Aga kui rääkida õpetajatega sellest, kas õpilased kasutavad tema tundides IKT-d, ütleb valdav enamus, et muidugi kasutavad ja näiteks kasutatakse Google Maps'i, et markeerida seal mingeid kohti ja luua seeläbi mingisugune interaktiivsem kaart. Loovtööde puhul kasutatakse filmide, podcastide tegemist, õpilastega jagatakse slaide, ekraanivaadet, vaadatakse videosid, vaadatakse mõistekaarte, otsitakse internetist midagi ja nii edasi. Ehk siis õpetajad kasutavad päris palju erinevaid digilahendusi oma tundides. Küll aga, kui me nende samade praktikate sisse, need praktikad, mida õpetajad meiega jagasid, kui me nende samade praktikate sisse vaatame, siis ilmneb, et õpilaste asemel kasutavadki ainult õpetajad infokommunikatsioonitehnoloogiat. Ehk siis kõikidest nendest näidetest ja tsitaatidest, mis siin kuvatud on, viitavad vaid need 3 tähistatud siin sellele olukorrale, kus õpilane ise kasutab IKT, mitte ei tarbi nii-öelda õpetaja IKT kasutamist. Ja siin on hästi oluline vahe. Kui me näitame õpilastele filme, slaide, jagame oma ekraani, viime nendega läbi mõne Kahooti või palume neil täita mõnda küsimustikku veebis, siis siin on tegu selle olukorraga, kus õpilane lihtsalt tarbib õpetaja või kellegi teise poolt tehtud. Ta ei pea ise sealjuures mingit uut sisu looma, midagi nii-öelda valmis tegema, vaid tema lihtsustatult tarbib seda sisu, mis on talle ette määratud. Ja see illustreerib hästi, et meie õpetajad ongi tublid IKT kasutajad ja kasutavad seda piltlikult ka õpilaste eest. Küll aga meie just peaksimegi püüdlema selle poole, et ka õpilased ise hakkaksid eesmärgipäraselt ja õppeaine sisuga seonduvalt ise kasutama IKT, mitte pelgalt vaatama, kuidas õpetaja seda klassi ees teeb. See öeldud, me näeme ka seda, et õpetajad ise tajuvad ja tunnevad endal vastutust selle eest, et valmistada meie tänaseid noori ette täiskasvanu eluks digitaalsel ajastul. Nii tuuaksegi välja, et IKT selline imbumine või kandumine kooli on paratamatu ja nii tulebki seda ka paratamatult õpetama hakata. Ei ole vast saladus, et digipädevused on ju kirjas ka üldpädevustena meie riiklikes õppekavades. Ka meie uuringus osalenud õpetajad rõhuvad ise digivahendite eesmärgipärasele ja efektiivsele kasutamisele, mida tulekski noortele ka edasi anda. Ja sellele vist on raske vastu vaielda, et miks mitte, eks ju. Aga teatav selline ebakõla on õpetajate kogemustes ja arusaamades siiski olemas. Kuigi õpetajad tajuvad enda olulist rolli, sealhulgas ka üldiselt hariduse rolli tänaste noorte ettevalmistamisel täiskasvanu digitaalsel ajastul, nad peavad samamoodi seda digivahendite oskuslikku kasutamist oluliseks. See kõik tundubki neile tähtis, oluline, vajalik, aga need hoiakud ei peegeldu alati nende õpetajate praktikates. Ja seepärast ongi oluline võtta hetki ja mõelda läbi, mis on need asjad, mis võiks meie õppijaid täna enim aidata ja kuidas ma saaksin ise kaasa aidata sellele, et meie õpilastest saaksid sellised oskuslikud digivahendite kasutajad ja see digivahendi kasutamine tooks talle selle kasu ja lisaväärtuse igapäevases elus. Sellised vaated siis õpetajate poolt, nende roll, kuidas nad tajuvad seda praktikat, aga ka hoiakud IKT suunas. Tasapisi hakkab see esitluse osasid läbi saama ja ma annan teile kaasa ka sellise spikri meie tänasest, esitluse osast. Ja spikker ütleb seda. Digipädevused võivad tunduda iseenesest mõistetavad, aga nad ei ole seda. Nagu pelgalt auto omamine ei tee meist häid autojuhte, ei tee ka arvuti ja nutitelefoni omamine meist digipädevaid kasutajaid. Samal ajal võib digitehnoloogia vähendada ebavõrdsust. Digitaalsesse maailma kipuvad üle kanduma nii-öelda mitte digitaalse maailma ebavõrdsused. Seega, kui sa juba oled ebavõrdses positsioonis, ütleme siis analoogmaailmas, on suur tõenäosus, et sa oled seda ka digimaailmas. Me teame näiteks, et madalama sotsiaalmajandusliku taustaga noored kasutavad digivahendeid rohkem meelelahutuseks,
kui teevad seda näiteks kõrgema sotsiaalmajandusliku taustaga kasutajad. Küll aga saame hariduse vahendusel toetada kõiki neid noori oskusliku digitehnoloogia kasutamises ja see leevendabki seda ebavõrdsust, mis muidu aja jooksul ainult suureneks. Mõelgem uuesti Katile ja Matile, et see lõhe ainult kasvaks. Teine punkt Spikris. Meie õpetajad on tublid IKT kasutajad. Kohati jääb mulje, et nad kasutavad seda tõesti ka meie õpilaste eest. Küll aga aitab õppijat oluliselt rohkem see, kui kellegi teine poolt loodud sisu tarbimise asemel ta saaks ise seda sisu luua, ise kasutada neid seadmeid ja seeläbi ta saabki õppida, kuidas ja mille jaoks, mis vahendid, mis keskkonnad ja mis rakendusi kasutada. Seda mõistagi siis kooli, õppimise ja hariduse kontekstis. Me ei räägi siin meelelahutuslikust kasutamisest, sest et neid videosid ja sisuloomeid oskavad noored juba päris hästi teha. Kolmas punkt Spikris, mis ilmselt ei ole ammu enam kellelegi võõras. Me ei peaks kasutama digivahendeid ja IKT-d ainult sellepärast, et me peame neid kasutama. See ei toimi. Digivahendite kasutamine peab olema eesmärgistatud ja seotud õppesisuga. Sellisel viisil on temast lihtsalt kõige rohkem kasu. Uurisin ka välja, et kõikidel, kes siin täna koos on võimalik hiljem need slaidid saada ja seepärast panin siia lõppu ka mõned lingid. Üks on nimelt seesamune DigiGeni uuring, millest siin juttu oli ja mille raames me kogusimegi andmeid noortelt ja ka õpetajatelt. Siis väga huvitav väide Eesti inimarengu aruandest, mis ütleb, et halb tehnoloogia kasutamine ei ole põhjus alati halvaks vaimseks terviseks. Ja lisasin juurde ka 2 artiklit, need on küll inglise keeles ja päris akadeemilised, aga esimene neist räägibki just nimelt sellest samast distantsõppe kogemusest, millest siin juttu sai. Küll aga ta räägib seda põhjalikumalt ja tõesti mitmekülgsemalt. Ja teine artikkel siin all räägib siis õpetajate IKT kasutamisest. Tõsi, samuti inglise keeles, aga samuti põhjalikumalt, kui me täna siin rääkisime. Ja üks slaid on mul veel, 2, vabandust. Üks ütleb, et põnevat digivahendite kasutamist teile ja teine ütleb, et kui teil on nüüd küsimusi, mõtteid, kommentaare, tahaksite midagi arutada siin suures ringis, siis praegu ja nüüd algas selleks suurepärane aeg. Mina lõpetan oma ekraani jagamise. Nii ma näen ka, kas keegi tahaks sõna võtta, midagi küsida, märku anda või tuua välja, et mis siis näiteks enim mõtteid tekitas. Nii, kas kellelgi on mõni küsimus, kommentaar, märkamine? Julgelt võib ka öelda, et selle osaga mina küll nõus ei ole või et keegi on hoopis risti vastupidist kogenud sellele, mis siin täna räägitud sai. Aga kui küsimusi, kommentaare ja täiendusi siin ei ole, siis mina ütleks teile aitäh ja taaskord põnevat digivahendite kasutamist.